No Reigo, ma arvan, et rahvas aplodeerib nähes, et sa oled jälle ekraanil, aga seekord ei ole sa laval, vaid istud laua taga ja hakkad nuputama. Kui hea tugitoolidetektiiv sa seni olnud oled selle saatega seoses? Ei no, detektiivid, ütleme, kõike on võimalik tugitoolis ju väga mugavalt ja mõnusasti teha ja kõik mälumängud ja spordis ja kõigest me oleme tugitoolis väga tugevad, aga kui me kohale jõuame, siis ei pruugi üldse nii hästi minna. Ma ei tea, kas ma olen hea või halb selles töös, selles ülesandes, aga nagu ma olen endale selles mõttes eesmärgiks võtnud, et ma ei lähe sinna ainult ära arvama. Ainult detektiivi tööd tegema, et ikkagi ooperilauljana ma võin hinnata ka vokaalseid võimed, sest see saade ei ole mitte ainult krimka ja ainult see, et me arvame ära, kes seal maski taga on, vaid see on ka tegelikult ikkagi laulu, muusika, meelelahutus, show saade, et me peame hindama ka seda poolt. Ja teades, kes on detektiivide paneelis, kohtunike paneelis, siis meil tuleb üks väga lõbus hooaeg, sest me omavahel, ma arvan, omavahel hakkab palju nalja saama. Mis mulle väga selle saate juures veel meeldib, et kui näosaatesse ma läksin iga kord sellise kätevärinaga, ma ei saanud öösel magada, ma papistasin, kas mul on sõnad peas, kas mul laulud on selged, kas ma oskan, kas mul kõik tantsusammud tulevad välja, siis seekord ma saan lihtsalt istuda, juua vett ja vaadata, kuidas teised higistavad seal maski sees ja oma numbreid teevad. Nii et selles mõttes mina ei papista ja ma ei karda seda hooaega. Ja mul on lihtsalt nii hea meel olla TV3-s tagasi, et kui keegi arvas, et pärast näosaate võitu, võib-olla ma olen siin paar kuud olnud kuskil taastusravis, siis ei, ma valmistusin uueks kevadhooajaks ja ma olen tagasi! No imeline, ma tean, et sul on ka Maris Kõrvitsaga fantastiline oma suhe juba. Kus te teada on? Me töötame samas majas. Me oleme sind meie majas juba palju näinud oma karjääri jooksul, et ütle, kas see teadmine, et Maris on seal, Kristjan Jõekalda on seal, tegelikult on ju ka uued detektiivid, et kas see kuidagi tundubki tore, värske, uus või natuke on siuke, et kurat, keegi võiks rohkem teada, mis nad siin teevad ka? Ei no õnneks seal ongi ju Ines ja Kristjan, kes on seal ennem olnud, nemad esindavad siis seda vanakooli arvajaid ja meie siis Marisega saame seal natukene kõige paremas mõttes hullu panna, aga kui me väga segadusse jääma või väga piinlikusse olukorda, ju me siis vaatame rohkem vanadele olijatele otsa. Aga ma ütlen veel kord, see saade ei ole ainult see krimka ja detektiivi mäng, vaid see on ikkagi meelelahutussaade, kus peab saama ka väga häid muusikalisi numbreid. No, aga seal petetakse oma häälega, seal on väga raske, eks ole. Eelmine hooaeg siin tekkis ju Genka puhul näiteks küsimus, et kas ta emakeel üldse on eesti keel või kas ta üldse oskab seda keelt, millest ta laulab. Ja, aga seal tuleb vaadata ridade vahele. Minu arvates juba see, mis mask on, ju tagantjärgi alati ma olen mõelnud, et kui mask võetakse maha, ma hakkan mõtlema, et jaa, aga see on ju nii loogiline valik, et ta võttis endale selle või selle maski. Et seal tuleb ikkagi vaadata ka ridade vahelt, et mis mask valiti ja mis laulud valitakse, sest iga üks ju teab, et see on tema viimane saade. Keegi ei aima seal, et ma olen nüüd finalist, just. Et iga üks teeb oma saate ju nii hästi, kui ta suudab, ehk siis nii, et see on võib-olla viimane. Ja seega ta valib väga targa loo. Nad valivad ju selles mõttes, et need lood on neil ju valitud põhjusega. Seega sealt tuleb otsida, ma arvan, vihjeid. Ja see vihjete riba on muidugi tihtilugu eksitav, aga ega nad nüüd täiesti mööda ka ei saa panna. Nii et eks seal käivitub mitu tasandit, kuidas need ära arvata. Aga ma ütlen, ma mäletan, et ma vaatasin ükskord niimoodi, et ma arvasin esimeses saates juba 2 inimest ära. Ja kuni lõpuni oligi nii, et ma sain aru, kes need, jah, just kinnitas teda ja seda, ja need 2 inimest olid mul sõpra, loomulikult sõpra tunned ikka ära, eks ole. Ja need olid paljastab. Ei lasta see igaks juhuks olla, muidu neil on halb, et nad kuidagi andsid ennast ära. Aga ma mõtlesin hiljem, et jummal, kui igav oli mul vaadata, et ma ju teadsin 2. Ehk siis ma tahan seda öelda, et
tegelikult ongi ju huvitav, kui me päris kohe ära ei arva, kes need on. Müsteerium on see. Mida seal siis enam vaadata? No see on ju teema, et ma arvan, et naudime show'd ja laseme headel etteastetel ja loodetavasti heal huumoril ennast nii-öelda lõbustada õhtuti. Täitsa viimane küsimus. Kui sina ise oleks mõne maski all, siis mis loom või elukas sa oleks? Hea küsimus, ei ole niimoodi mõelnud, pole ju sellist pakkumist tulnud. Veel? Aga just nimelt, vaata just hea küsimus, et kindlasti on see roll või see mask selline, millel hiljem, kui ma maski ära võtan, ütlevad kõik, no loomulikult on see ju Reigo seal. Nii et selles mõttes, et kindlasti on see midagi mulle omast. Ma arvan, et see on kuskilt teatri- ja ooperimaailmast keegi tegelane ja kindlasti peab ta olema selline sõbralik, aga ka väga tugev, selliste tugeva niisuguse iseloomuga. Nii et noh, et midagi sellist, mis ma siin nüüd midagi tabavat võiks veel öelda selle, võt ei ole. Kui ma võtlen välja, mis loom või mask, kuna ma siis ütlen, aga jah, ma seekord naudin hea meelega seda rolli, mis mul on, sest ma tean, et seal lava peal, noh okei, maskisaade ei ole päris see, mis on näosaade, on 2 erinevat saadet, aga siiski teha etteasteid on teles väga pingeline. Ma nüüd loodan, et nii pingeliseks mul elu ei lähe. Aitäh!